Motoreporteril tavaliselt lihtsalt kuidagi juhtub nii, et satutakse kummalistesse paikadesse. Koola poolsaar polnud selles suhtes mingi erand. Kuigi võib öelda, et terve see piirkond on veidraid asju täis, siis meie muidugi leidsime selle kõige vahvama koha üles. Kuule, nüüd lähme suusatama. Koha nimi on vaataselt teate kilomeeter. Saad hästi palju käinud Austriates ja igal pool mujal ka suusatamas, mis siin teistmoodi? Siin on ekstreemsus. Usun, et sa näed ise seda, mis siin toimub. No selge, hakkame siis vaikselt minema. See pilt väga palju tõotav ei ole. Suusakuurorteid on maailmas mitmeid ja erinevaid. Meie oleme nüüd ühes neist. Kirovski linna lähistel asub selline asula, mille nimi on Kukisvumtšor. Kukisvumtšor on selline nimi, mida annab välja hääldara ja kuna ka paljud kohalikud ei osanud seda välja hääldara, siis nad panid sellele asulale veel teise nime ka. Panid sellise lihtsa 25 kilomeeter, kuna ta asub Murmanski-Peterburi maanteest 25 kilomeetri kaugusel. Juba ümbrus oli vaatamisväärt. Muidu kenad mäed nagu Austrias, aga Alpides vaevalt, et ilusate mägede vahele suusakuurorti jalamile tossav tehas püsti pannakse. Koola poolsaare maavarasid, eriti niklit, ei saa aga ju raisku lasta. Tegemist on laenutusest võetud saapaga, kust on puudu siis nagu mõned elemendid, aga ega siis motoreportereid sellised pisiasjad ei häiri. Me paneme laua alla ja lähme väkke ja vaatame, mis saab. Mina olen valmis kukkumiseks. Väga järsk, aga ei tea, kuidas traktor olla mingi 2 päeva tagasi katki läinud, nii et ma ei usu, et see väga hooldatud on. Eks siin tuleb parajalt nagu kaevamist ja rüdistamist, aga lähme proovime ära. Igate pidi on põnev, ma arvan. Anti lihtsalt mingid lauad ja kogu lugu? Jah, näe võtta. Mingi pisike vanamees toimetas seal leti taga, keda peaaegu näha ei olnud. Kindlasti siin ei ole mingeid Austria ilusaid nõlvu, isegi ka mitte Otepää Kuutsamäe ilusaid hooldatud radu. Aga mis siin on pikk ja järsk, see on tähtis. Aga muidugi rassi, mis selles mädaslumas on, lumi on hästi märg, hästi selline püdel. Et ma olen proovinud lauaga sõita, lauaga saab olema ilmselt raskem, suuskadega vist on kergem äkki. Vaata. Kukkumislootust ka on? Ikka. Aga mina ei tea. Mis suusamees on, kui sa ei kukku? Paar kord ikka viskame külje maha, on ju? Raivet, sa lähed nüüd esimest korda, mis tunne on? Oleme kunagi harrastanud murdmaad, proovime seda murdmaad vähe suurema nurga all. Murda? Jah, loodame, et kondid jäävad terveks, muidugi on vähe tõenäoline. Edu! No nii, mis teete seal? Istume ja kargame. Karu või? Karu ka muidugi, Raivet juba sõitis mulle otsa. Tubli töö, nii jätkata. Samal ajal, kui teised sõitsid enam-vähem normaalselt, tegid meie mehed pealtvaatajate jaoks ka midagi. Ühe suusaga sõitu näiteks. Aga loomulikult polnud asi mitte meestes endis, vaid ikka selles kehvas varustuses. Raske mägi suhteliselt. Selline pehme rõga ja selles ei ole nii kalp sõita. Kurat võõra lauaga ja nii järsud mäel ei tule välja. Ei oska. Hästi jalas seisukorras. Need olid siis mehed, kellel üsna suured mäesuusa kogemused. Algajad poisid ei osanud aga millegi üle kurta. Hurraa! Elus! Kõik tulevad ilusti. Mina, kes ma olen 4. korda mäel, õpetan neid, kes on esimest korda mäel. Ma tean täpselt, kuidas õpetada. Mind on värskelt õpetatud. No, kukkusid ka või? Põhimõtteliselt peaaegu oleks koos Jaani kallal libised. Vanad suusahundid polnud aga ikka rahul. Seekord ei suus ka jalga? Ei jäänud. Üleval tuli mitu korda alt elada, mõlemad. See mägi ei ole mingitele nõrkadele. Tehtud. Väga hea, tehtud.
megapudru, jube pudru, mis seal on. Ja see laud, ma ei tea, millega seda lauda võrrelda, ma arvan, et mingi tünnilauaga või? Tünnilauaga saaks vähe kiiremini alla. Nagu vanas heas multifilmis Maša ja võlumoos, Padi on kõva ja tekk torgib. Eestlane on aga selline leidlik rahvas. Motorreporteri kõige tugevam külg ei ole suusatamine, et suusad peaks olema saani küljes ja mootor vahel. Et niimoodi lihtsalt ilma mootorita suusad, see ei ole õige variant. Aga kuna me tulime juba mäe juurde, siis on vaja ka mäest alla lasta. Ja selleks on meil omaette tiim seal, kes nüüd laseb mäest alla. Nüüd! No, kuidas oli? Lahe! Tööd! Minu arvates võiks need kilekad siia välja rentida, et inimesed saavad ka fannida nagu meie. Kaua nad need suuskad ikka seda nõlva nühivad? Igas korralikus suusakuurortis minu teada peab olema ka koht, kus tehakse afterski pidusid. Ja me leidsime siit selle imeliku nimega asulast ja sellest väga imelikust suusakuurortist selle afterski kohaga üles, see on siin. Kas põhjavöörijoonest üle minna saan ja miks ekvaatorile astuda ei saa? Põhja polaarjoone taga asuvat Koola poolsaart peetakse Euraasia põhjaosa kõige paremini säilinud metsiku loodusega osaks. Koola poolsaarel viibides võib tihti kogeda tunnet, et inimjalg ei ole siin varem küll astunud, mis paljudel juhtudel nii ongi. Kui meie arvasime, et me oleme selles asustamata külas ära käinud, kus on suhteliselt selline jumalast maha jäetud paik ja mis tõepoolest minu meelest seda oli ka, siis selgus, et see oli veel väga selline rahvarikas linn. Sest et nüüd me lähme asulasse, mille nimi on Inga, on selle ilusa naisterahva nime järgi nime saanud asulaga. Meile pakitakse neid loomanahku kaasa ja öeldi, et seal ei ole muud võimalust kui mingi jurdas ümber lõkke nende nahkade peal magada. Mina ei tea, mis meist saab. Inga külast oled kuulnud midagi? Inga külast, jah, seal pidi 3 meest aeg-ajalt käima. Üks on huvitav filmimiseks, teine on kogu aeg juua täis, aga samas ka huvitav. Huvi me ei tea, kas peatume veel ei tea, keda kohta me teel ei tea, vaid sõbrad kaaslasteks on hea. Pidime minema ju jolki-palkisse, sa jääd siia. No ongi ju jolki-palkis, mis asi see on siis? See on ju jolki-palkira. Seal pidi saun ka olema. Mina võtsin, me oleme kohal. Saun pidi olema, no. Ei ole. Kuna aga meie teejuht Frank nägi, et ega me ikka saanidega väga sõita ei oska, läksime kõigepealt vanale maha jäetud sõjaväe lennuväljale lageda peale veidi lõbutsema. Tõdu üritas praegu rahvale näidata, kuidas tegelikult saaniga sõita tuleb. See on alati nii, et need mehed, kes rahvale kipuvad näitama palju, nendega alati juhtub midagi. Aga juhtus nagu alati. Kuidas sa siis kommenteerid spetsialistina meie saanisõidu oskusi? Väga super. Seda, mis siin on, seda juhtub iga ühega, aga hakkama saavad mehed väga hästi. Miks te seda teete ikkagi? Ei, no igavakas. Mis sa siin vaata? Vaata, mis seal pool on. Mitte midagi. Ja vaata teisele poole. Tühjus. Noh, siin ei ole midagi põnevat. Pärast tuleb elu ise põnevaks teha. Olukord on jälle selline pull, et meie just siin pöörasime ristmikult vasakule. Aga Vladik, kes läks tund aega varem meist, pidi meile sinna ette vedama kõik söögid, voodiriided ja muud asjad. Ja tema jälgi siin teel ei ole, tähendab, et on otse pandud. Ja ei ole siin telefoni, ei midagi ühendust me temaga ei saa. Nii et nüüd on aina paremaks läheb see olukord, ütleme nii. Kuna meie Vladik läks mingile valele teele ja ettevalmistav onu ei valmista mitte midagi ette, vaid on kuskil meie taga, siis me otsustasime veel suurema riski võtta, süüa ära kõik oma tagavarad, mis meil on siin samas lumehunnikus ja jääda lootma selle kõige vägevama peale. Tervist!
pruun karu on see kõige vägevam sinna. Tunnid möödusid, aga meie teejuhist polnud märkigi. Ja just siis, kui arvasime ennast olema ainsad inimesed selles metsikus paigas, ilmus metsateele selline asi. Keda kohta me teel ei tea, vaid sõbrad kaaslasteks on hea. Что за машина такая? Русский автопром. Дороги строить не хотят, вот приходится работать на таком. Ну как работать водителем такого монстра? Комфортно. Что там, какие там эти удобства? Руль есть? Есть. Тормоза есть? Есть. Музыка есть, кондиционер есть. Вообще? Да? Печки хорошие, теплые. А вот отсюда прямо пройти можно, нет? Почему нет? Можно. Только что не летает, остальное все есть. Uskumatu, aga see masin ei vea mitte ainult kaupa, vaid see kabiin on ka praegu rahvast täis. Siin on 1, 2, 3, 4, siin on 5 inimest ja väljas seisab neid veel 3, nii et sellise monstrumiga on, ma arvan, kõige mugavam siin metsades sõita. Muude aparaatidega kõige mugavam ei ole, oleme oma enda naha peal selle ära proovinud ja ütleme nii, et stange on kogu aeg märg. See sõitmine võtab pea otsa saurama. Ma ütlen, et see ei ole matk, see on sport. Sport. Ühesõnaga väga tore reis oli täna. Ainult udu ei osanud sõita absoluutselt. Ei tea, mis taga juhtus, aga kõigepealt oli ta kogu aeg ise vasakul ja paremal kraavis ja lõpuks me Jaaniga mängisime metsasanitari, korjasime ta teksapükse ja tosse mööda taigat. See on väga normaalne ja nüüd me leidsime enda maja üles siit, see on siukene. Kõik tööd tuli loomulikult ise endal ära teha. Ellujäämise nimel võttis mõni mees esimest korda elus lausa luua kätte. Kohe on näha, kuidas Vene kirves töötab. Uuri meege. Üks vanamees raius üht jemmedalt puud. Ta raius ja ohkas mu kondid ja luud. See nimi on Vene kirves. See on nüüd see original. See on see päris, vaadake selline. Nii lai. Väga hea tööriist. Puid oli hea lõhkuda. Aga jää jaoks mitte kõige parem. Kusjuures mingil hetkel selgus, et üks inimene selles külas siiski oli jahimees Volodja nimelt. Tema oli eluga Inga külas igati rahul. А жена не жалуется, что так долго? Тебя долго? Теперь нам уже за 60, чего жаловаться. Она теперь меня с удовольствием выгоняет из дома. Женщины стареют раньше, чем мужчины. У вас в поселке молодых нету тут девушек? Слава богу, нет. Слава богу, да? Päev lõppes meil siiski igati hästi. Vahepeal kadunud olnud poiss ilmus metsast välja koos meie varustusega ning elu seal metsaveerel ei tundunudki enam nii karm. Oot niimoodi me saani mehed ennast. Üldiselt eeldasime siiski natukese lihtsamat rada. Aga selgub, et lihtsalt ei ole siin Koola poolsaare taigas mitte midagi. Ja niimoodi on kulgenud meie sõit täna hommikust siiamaani ja meil on veel 120 kilti minna. Aitäh! Seekordse motoreporteri tuuri alapealkirjaks panime Valge vaikuse väljadel. Kui me oleks teadnud, mis siin hakkab meie reisi lõpupoole juhtuma, oleks me kindlasti pannud pealkirjaks hoopiski Jääaeg 2 suur sula,
sest et juhtus selline lugu, et Tumin lihtsalt sulas ära ja mootorsaalid me parkisime nüüd siia, sest et nendega enam edasi sõita pole kuhugi võimalik ja meie tuur jätkub natukese teistsuguste aparaatidega, nimelt sellistega, mis mul siin kõrval seisab. Ootasime roostes mingisugust vene käru, aga kui nüüd siia sisse piiluda korraks, siis tegemist on igati moodsa ja komfortse ristapuuga. Pehmed plüüsistmed ja sees laes polster ja isegi roostet väga palju ei ole, nii et minu silmad pole elus sellist vassi näinud. Ma arvan, et selle vassbussiga meil saab olema väga super reis. Ega seal kandis muude masinatega palju sõita kannatagi. Päeva edenedes muutus olukord päris kummaliseks. Mehed on siin maja valmis teinud väga huvitava kujuga akendega. Ma ei tea, kas see on uus mood, aga igastahes põnev tundub. No aga püüa sealt Haapsalu aknast saada siuke raam sellele aknale. Üsna kalliks läheb, jah. Kindlasti saab. Ei ole päris lihtne. See on nagu see mäng, see klotsi väik Tetris. Aga võib-olla sellepärast ongi see ehitus seisma jäänud, kuna ei ole leidnud õige kuju akent. Koola poolsaare rannikualad on ajalooliselt pomooride elupaik. 2002. aasta rahvaloendusel määratles end pomooridena 6500 inimest, suur enamik neist Arhangelski oblasti elanikud. 12.–15. sajandini oli Pomorje Veliki Novgorodi koloonia. Pomoorid on sel perioodil Novgorodi kandist välja rännanud asunike järglased, kes osaliselt sulandusid Soome-Ugri põliselanikkonnaga. Pomooride traditsioonilisteks elatusallikateks olid kalastamine, vaalapüük ja jahipidamine, tegeleti ka põhjapõdra kasvatusega. Aga üldiselt külast veel rääkides, siis külaga on selles mõttes siin jokk, et tänasel päeval vähemalt, et diskoteek on kinni. See on väga halb ja me läheme siit edasi. Kuna kalapüük on seal kandis moes, siis otsustasime ise ka pomooride kombel endale süüa hankida. Järve keskel väiksel saarel juba vilgub lõkke valgus, kangid kalamehi kaares, tule ümber puhkab jalgu. Üldiselt tundub, et mõned asjad on igal pool maailmas ühtemoodi. Siin Peipsi järvel olema samasuguse jumpstükiga samamoodi külmetanud keset järve. Ja samamoodi ühtegi kala ei saanud. Selle tegevuse juures on kõige tobedam minu meelest see, et ei raatsi järgi ka jätta, sest et kogu aeg on tunne, et selle järgmise tõmbega tuleb otsa. Aga 4 tundi on möödas ja mitte üks särg. Nagu vana rahvas ütleb, persemärg, mitte üks särg. Lõpuks võttis Ugri mees siiski aru pähe ja nõustus meie võõrustajate pakutud suurepärase õhtusöögiga. Suurepärane oli ka õhtu lõpp. Nagu te meie selja taga olevast Vene saunast näete, siis siin mingit isolatsiooni väga ei kasutata. Igast praost ja august tuleb auru. Nii palju kui kütad, nii palju tuleb katusest ülesse. Võib-olla filmi pealt seda ei ole nii hästi näha, aga siit silmaga vaadates nii ülevalt arja pealt kui ka alt räästaalt ja sealt tagant nurgast. Kõik see asi tossab. Et see on isolatsioon Vene moodi. Sljohkim param. Vene saun. Ei kujut ette, kui hea see on eriti pärast seda saanisõitu, kui tuli teha kogu aeg niimoodi. See Vene saun teeb kondid pehmeks, meele rõõmsaks. Koola poolsaar on maavarade poolest väga rikas piirkond. Muuhulgas asuvad seal suured niklikaevandused, kus on töötanud ka eestlasi. Esindatud on ka metallurgia ettevõtte Norilski nikkel. Tõsi, suurem osa nendest eestlastest, kes omanud kokkupuudet kas siis Norilski või nikli kaevandamisega üldiselt, ei ole seda teinud mitte oma vabast tahtest. Sellest on kurbi mälestusi paljudes Eesti peredes. Ühe Kirovski linna lähistel asuva kaevanduse väravast leidsime ka monumendi kaevurite pühale tööriistale. Pisikene beebipelass on see. Seda nimetati beebipelassiks. Öeldi, et päris pelassi juurde ei lasta. Et beebit siin võib vaadata, see seisab. Aga töömeeste juurde ei lubata meid. Kui järgmine kord tulete ja ise olete suuremaks kasvanud, siis näeme ka suuri visaseid pelasse. Ja seal on juba koormad peal.
Samal ajal, kui tehnikahuvilised noormehed tutvusid beebipelassi erinevate sõlmedega ja tegid keerukaid arvutusi selle automootori kasuteguri teada saamiseks, oli meie naismotoreporteril asjadest palju lihtsam aru saam. Nüüd te näete, kuidas kaunis beebipelass seestpoolt välja näeb. On olemas kõrvalistuiste, on olemas filmi elektrooniku seiklused lõppversioon siin ees. Ja rääkides sellest, et kuna minul on Volga, siis ma mõtlesin, mida Volga juures täiendada saab, on see, et näete, gaas käib kangiga peale. Kiiruskatsel asendamatu variant. Gaas on kangiga peal ja siis saate ära võtta. Ja rool käib hirmus kergelt. Ühe käega saab ilusti teha. Ja veel üks hästi oluline asi, mida minul ei ole, on need kaunid ikoonipildid, et mina paneksin siia siis Kalevipoja Siili ja Sortsu. Et siin on natuke teised tegelased. Ja uks kinni. Ja lukku. Nii nagu kogu maailmas on ka Venemaal väga tähtis aatomienergia abil tooretav elekter. Koola aatomilektrijaam, lühidalt Koola aatom, töötab alates aastast 1973, mil selle esimesed reaktorid käivitati. Need olid mõeldud töötama 30 aastat ja pidid suletama aastal 2003, kuid loomulikult toimivad nad tänase päevani. Vahepeal on reaktoreid küll laiendatud ja tehtud ka mõningaid värskendusi. Poolt Murmanski oblastit elektriga varustava aatomijaama endani motoreporterit ei lastud, kuid ülevaate saime siiski üsna põhjaliku. Siin Koola poolsaare aatomilektrijaama läheduses on, nii nagu ka kõikidel teistel Venemaa aatomilektrijamadel, oma informatsioonikeskus. Ja see informatsioonikeskus on loodud põhiliselt sellepärast, et kohalik elanik rahustada, et nad ei kardaks seda aatomilektrijaama ja et nad saaksid täpsemalt aru, kuidas see elektrijaam toimib. Местные жители не боятся проживать рядом с атомной электростанцией, потому что, во-первых, у нас на предприятии соблюдены все нормы безопасности. Кроме того, за 36 лет эксплуатации атомной станции радиационный фон ни разу не превышал допустимые нормы. Есть у вас какой-то план такой серьезный, что вы будете делать, когда случится маленький какой-то инцидент? Убегать. Это не надо записывать. Tuumajaamas öeldi küll, et kõik on väga ohutu ja mitte mingi probleem ei ole. Samas kohalikiga siin vesteldes on selgunud, et nende arvates kasvavad siin lähedal olevates järvedes karvased kalad ja nii edasi ja nii edasi. Ja et asi pole sugugi nii sama ohutu, kui siin neile üritatakse rääkida. Üks mees ütles lausa, et nad elavad põhimõtteliselt suure aatompommi otsas. Nii et mine sa nüüd võta kinni, mis siin siis õieti toimub. Aga praegu me oleme tulnud siia ühe järve äärde, kus Koola poolsaare aatomilektrijaam võtab oma vee reaktori jahutamiseks ja hästi huvitav loodusnähtus, mille inimene on tekitanud, on siin tekkinud siis, et siit poolt võtab reaktori jahutamiseks oma vee see jaam ja siia poole, kui te nüüd vaatate, lasevad nad selle reaktorist tulnud vee. Seal oli jää peal järvel, siin jääsukeldumist teha põhimõtteliselt ei saa, nii et selles soojas vees pidavad forell ka kasvama. See karvane siis arvatavasti. Motoreporteri seekordse reisi viimane peatuspaik oli kangelaslinn Murmansk. See on suurim linn üleval pool põhjapolaarjoont. Tähtis sõjasadam ja Vene põhjalaevastiku ning tuumajäälõhkujate baas. Jäälõhkuja Lenin on maailma esimene tsiviilkasutuses olev aatomilaev ja mitte, et seda nüüd nii väga vaja oleks läinud, aga tegemist oli tol ajal lihtsalt suure võidurelvastumisega. Ameeriklaste projekt nimega Savannah jäi ainult 4 aastat sellest Leninist maha. 30 aastat kõrgetel laiuskraadidel Arktikas töötanud ja 3741 transpordilaeva läbi jää viinud jäälõhkujal kavatseti veel eelmise aasta lõpus avada Arktika muuseum, esmaklassiline restoran, spordi- ja tervisekompleks, konverentsisaal ja ärikeskus. Meie ei näinud seal aga endiselt muud kui ühte vana ja väsinud laeva. Tegelikult öeldi, et siin ei tohi mitte ühtegi asja puutuda. Aga ma ei saanud uudishimust võitu ja morse nuppu puutusin. Ma ei tea, kas ma saatsin äkki SOS-i nüüd välja kuhugi. Siit peaks kähku ära minema. Huvitav fakt on veel ka see, et see aatomi jäälõhkuja Lenin on siiani ametlikult Venemaa laevastikus tegevteenistuses, mis siis, et kütus siin peal enam juba ammu ei ole ja põhimõtteliselt ega arvatavasti see laev enam siit enam kuhugi ei liigu ka. Aga
Samamoodi on Venemaa laevastiku tegevteenistuses ka kuulus aurik Aurora, nii et sellised need seadused siin Venemaal on. Peale suure jäälõhkuja nimega Lenin on siin Murmanskis teine suurem vaatamisväärsus. Minu selja taga asu Aljoša nimeline sõdur. See küll pole pronksist siin, vaid mingist muust materjalist, arvatavasti betoonist. Aga ütleme nii, et kohalikul Jüri Liimil läheks siin ikka väga palju lõhkeainet vaja, et too mees siit kirsadest välja lasta. Motoreporteri seekordne reisikiri lõpebki Murmanskis, ilusate mägede vahel asuvas hallis paneelmajadega linnas, kus vaatamata kõigele keeb elu täie hooga. Kuuldavasti pidavad ka Eesti ärimehed kunagist kõva ekspordipiirkonda Murmanski oblastit taasavastama.